Issa, kui mitte midagi ei tea, mida me rääkima hakkame. See on lihtsalt, hakkame tegema seda, on ju. Nii. Ma lihtsalt vaatan, kuidas ma kaadris näen. Tants, ja. Nii. Ma ei mäleta. Võid istuda. Esimene küsimus sulle ka. Kohe. Kase ja vahtra mahlad voolasid meile. Neid sai saadetud ka soovijatele otse nende kodudesse. Et sa võtad toitu loodusest. Millised on su nagu erilised annid või mida sa nagu igatsed loodusesse alati korjama minna mingi 5 põhiasja? Esiteks on need kase ja vahramahl kevade tärkamisega või lillelehed, siis on kraavi peal see paiselehed, need kollased ja need varred kõik kõlbavad süüa. Karulauk on esimene. Ma ei jõua praegu kevadet ära oodata, millal saaks jälle nagu minna ja uudistama. Kuusevõrsed. Kui me räägime kevadest, see ongi see, kui see lumi hakkab ära sulama, mis sealt tärkab ja kui päike paistab peale, siis nendes kohtades juba tuleb midagi rohelist ja selle ma ka suhu pistan. Ja siis ongi just see, et sellel esitluse käigus või sellest, et me nagu ei räägi nii palju sellest, mis on siin raamatus sees, vaid me räägime praegu nagu uutest asjadest, sest kui inimene selle raamatu omale saab, siis ta neid raamatut lugedes, tal tuleb meelde, nad rääkisidki sellest ja sellest asjast. Tere! Tere, Aivar! Vau! Tere! Kalli aeg! Sattus mulle täna Kobruleht pihku ja lugesin... Tüdrukud tulevad Türile. Kaks sugulast tulevad, on ju? Et süppe üritas tuuakse koju kätte. Elu üle punaste vaikmane. Kui lõpp. Aga alustame. Et see sama, et sa filmid, et see on selle jaoks, et pärast kasutada materjale erinevates kohtades. Nii. Tere kõigile. Aitäh, kes kohale tulid. Olen Maarja Holter, juurtega siit kandist. Silja Holter on küsitleja. Andsin välja vahva raamatu, kus on siis suuled tsitaadid ja emalause selle kohta on siis elu kandvad read, et ole nüüd rahulik. Ära pabista, millal sa selle välja annad. Need laused kannavad siianigi. Lase elu mere veel end kanda ja juhata mind alati õigesse randa. Ja kodukanti on alati tore tulla ja olen valmis esimest küsimust kuulama. Ja, et olen Silja, Maarja õde ja Türi vallas, ma ei tea, mina vist olin 37 aastat või erinevates kohtades siin ja koolis käinud, et väga äge. Ja küsimusi on mul siin ette valmistatud, aga mida ma ise veel avastasin, et raamatust võid lihtsalt avada mingi lehe, lugeda sealt mingi lause ja meil ongi kohe küsimus olemas. Nii, mis meil siin on? Natuke seeni, natuke rohelist, üks muna ja kiinoa, veidi soola, veidi pipart. Et sa väga palju toimetad toiduga, et too mingeid näiteid, missugused toiduained eriti sul silma särava panevad ja võib-olla ka inimestele, et meil oli tänagi Maarjaga üks kokkusaamine ja siis Maarja seal rääkis omi asju ja siis see sama inimene, kellega me seal kohtusime, küsiski Maarja käest, mida sa tarbid? Ja Maarja räägi siis oma toitumisharjumustest. Ma olen õnnesti joostunud ja olen ka maininud, et võiks teha oma retseptiraamatu, aga ma ei saanud seda teha mitte kuidagi. See üksikud read, mis sinna kirja said, et see on puhas looming, mida ma teen. Ja mitte ükski see toit ei ole korduv ja ma ei saa nendele ju retsepte teha. Pigem ma tegin nendest luuletuse sellepärast just, et ta läks kuidagi riimi, siit võtad seered, siit võtad juua või mingid asju juurde sinna kinead ja lõpuks sellest saab hoopis luule, mitte see, et sellest retsept tuli. Ja mida ma tarbin? Kõlbab. Alati. Selles mõttes ma hakkan looma olemasolevatest vahenditest. Ma olen isegi leiutanud selle, kuidas kaerahelvestest kaerapiima teha selles suhtes, et sa ei pea kohe minema poodi, kui sul on piima vaja. Teed kaerahelvestest piima. Aga seda pidi kurnama seal mitu korda ja siis ma guugeldasin veel natuke ja
seda, mis sealt järgi jäi, sai näomaskiks kasutada, siis ma tegin juba kaerapainkooke, siis vaatasin, mis moosid on, siis paned täpselt selle moosi peale, oled ise teinud või ema ja vahel kingitakse asju, vahel tuleb toitise ja sellest samast saab jälle luua. Ja nii kui kevad tuleb, siis on ju kasemahl, karulauk, paiselehe varred, teate, et neid saab süüa, need on imemaitsvad nagu spargel, maitseb üks ühele. Ja neid lugusid toidust on vähe siin raamatus ja on küll, sest see looming on meie sees. Sest jah, see peab olema ju suus sulav ja nagu me nüüd oleme öelnud, et nagu see foodkasv või orgastiline või et vaata, mahlad hakkavad jooksma ja siis me veel ütlesime, et kui sa paned toidu suhu ja siis sa paned veel neid värvilisi toiduaineid, et sul on värvimuusikaga disko on suus. Et üldse, kui me midagi sööme, et siis sama asi juhtub sinu kehasse ka ja sealt siis see tuleb. Ja Vietnamis käisin just reisil ja siis Vietnamis oli ülihea söök. Aga see orgastiline elu, siis mina võin öelda, et kui sa saad munakohvi maitsta, et see maitses väga hästi, aga seal tehti avokaado kohvi ja mul on see kohvi nüüd käes, kujutame nüüd ette uuesti seda olukorda. Kui võtad selle mingi lusikas oli ka kaasa. No super, lihtsalt nagu oivaline on ja avokaado kohvi elus esimest korda ja saate aru, see on nii hea, nii orgastiline elu, ütlesin veel välja on ja no võt see on see, kui sa midagi teed endale või sa saad kuskilt restoranist mingi sellise toidu ja see nii väga maitseb, siis see sõna tulebki. Ja kui sa pakud endale parimat, siis ongi see videodisko ja elus natukene rõõmu tunda, siis võidki päriselt ka tantsida sinna juurde pärast, kui sa oled kõhu täis söönud ja sul on hea olla sellised väiksed rahulikud liigutused. No ja peamõte ongi see, et oma meeleolu lood sa ise. Jah. Ja sealt see küsimus alati, mida sa tarbid, on ju, ja toitu. Võtsite meie küsimuse ära, mida sa tarbid. No näed, jälle tuleb see sama küsimus. Uni, toit, vesi, uinun heade mõtetega, tõusen hea tujuga, laulan maha, mida ei taha, mere ääres on seda eriti hea teha, laulan peale, mida täna tahan ja vahel läheb luulesse rüümi, vahel filmin seda, kui ei filmi, täitub ikka, enam ei jõua nagu minna printima. Ja. Et see meeleolu hoidmine on õpitav ja mida rohkem sa seda praktiseerid, siis see suureneb. Kui sa oma meeleolu ise kurvaks tahad luua, olete tundnud, suureneb päris suure hooga. Aga kuidas välja tuua? Laulan maha, mis asja, kust sa tuled, mine ära, on ja. Ja siis sa laulad peale, mis sa tahad. Vahel näiteks mõtlen mõne sõbranna peale. Et praegu ei ole sulle aega, ei oska nagu ära öelda ka. Ja siis ma mõtles lihtsalt, kallis sõbranna, ma usun, et sul on täna midagi muud teha, ja endal on naeratus näol kogu aeg. Ja ise saad sealt võrra aja pärast ise endale edasi laulda ja tegutseda. Naeratus näol, sellega ma tuli meelde see Klemm 500 peal. Mina on viimased 4 aastat nüüd uurid seda emotsioonide nagu matemaatikat, et mis hertsid ja sagedused on emotsioonidel ja just see rahu, rõõm ja armastused on kõik 500-sed, 500, 540, mis iganes. Et nendest hetke, kui sa ennast lood sellesse olukorda, et sa oled see Klemm 500 peal, see tuletab seda nii hästi meelde, see naeratuse miljonäri koht Klemm 500 peal ja siis sellest olekust hakkame suhtlema inimestega, hakkame tööd tegema ja hakkad nagu looma vaata, siis see asi nagu toimib ka. Raamat on kirjutatud niimoodi käsitsi. Tere, tulge julgelt edasi. Raamat on kirjutatud käsitsi ja ma olen olnud alati selles Klemm 500 peal. Mul tuli idee, need mõtted minu meelel, mis tahaksid olla mu keelel, kus on mu märkmik, kus on mu paber. Ma ei taha seda praegu filmidega lindistada, ma tahan päriselt füüsiliselt seda kirjutada. Hakkad kirjutama, loen endale kõval häälel ette ja siis järsku vaatad, midagi läks riimi, midagi ei läinud, sest mõne jaoks ei ole see luule, minu jaoks on see puhas kuld, kelle jaoks kuidas, et on ka igasugu erinevaid arvamusi, kes on juba täna raamatut saanud lugeda. Ja siis ma sealt käsikirjas trükkisin oma 2 näpuga just eelnevalt siin enne, kui me alustasime, rääkisin, trükkisin niimoodi 2 näpuga seda raamatut ja mul ei ole nagu seda 4-5 näpu või 10 näpu oskust ja trükkisin 146 lehekülge sisse. Neid oli tegelikult rohkem, natuke kustutasin ka. Aga kõik see trükkimise aeg ka, mul ei ole nagu nii, et ma lähen ja ma pean trükkima. 7 aastat tagasi ütlesin ma välja, et ma annan raamatu. Et see on nagu 7-aastaku töö tegelikult, mis siin on.
ma ei saa, kui sa räägid, siis mul on niimoodi, et iga su lause taha mul tuleb mingi küsimus, ma tahan juba vahele küsida. Praegu tuli 2 asja. Üks on see sama luule, vaata, et ei lähe riimi, aga nüüd ma olen see aasta ise ka neid Suno laule teinud ja kasutanud ja nagu sinu laulud või need luuled on lauludesse pannud ja kui sa paned selle luule laulu, täiesti perfect ju. Nagu ideaalne peabki siukse rütmiga olema, et siin raamatus on Maarja need luuled ja tal on QR-koodiga on siin YouTube'i ja need laulud siis ka siin, et mis ta nendes luulesse on pandud ja siis teine selle juurde kohe see sama ajakasutus, vaata, et sa teed öösel, teed trükid ja vahepeal siis magad nagu kass keset päeva, eks ole, et sa nagu hästi kuulad seda looduse elurütmi, kus sa tunned, et sa suudad nagu hirsa kimakavu panna ja selle kima ajal inimesed siin näevadki, siis arvad, et sa teed mingi hullu värki. Ja siis te arvate, mida ma tarbin, täpselt. Sellepärast, et ma ka magan nagu kass vahepeal. Ma selline loomingulisuse ma avastasin, see oli mul olemas lapsepõlvest, kindlasti, aga vahepeal kuidagi nagu kadus ära ja siis ma avastasin loomingulisuse kuskil 12 aastat tagasi, et ma, midagi siit mu seest tuleb ja kuskil 8 aastat tagasi avastasin ma selle siis täiesti paljajalu vastu maad ja kätega igal pool puude küljes on ja, et kas kannab seda naisenergiat, tamm annab jõudu ja nagu vaata, kui sa need kohad ka kätte saad, siis ma saan ka seda niinimetatud powerit on ja. Aga ma olen sellel hetkel seal täis rahus ja seda ta ei näe, sest mul on 2 kätt kuskil juba toimetamas, vastu võtmas seda ma tavaliselt ei suuda isegi filmida, sest see on nii kaif lihtsalt. Kuidas maajõuga ennast nagu laadida. Jah. Ja põhienergia tuleb ju hapnikust. See sama, kuidas kui me seda kajääni, seda noni ekstrakti tarbisime ja noni peaeesmärk on see, et viia hapnik rakkudesse, et nad kiiremini uueneksid ja samas annaks sulle kiiremat mõtlemisvõimet ja kõik see, mis me õues teeme ja rohelist tarbime, te viib hapniku. Kõige asja taga on hapnik ja see põleb. Ja siit tuleb see hübriidi lause. Kõik ütlevad, kuidas see võimalik on. Maarja on nagu hübriid. Kui liigub, siis laeb ja kui ta seisab, siis ta veel hullem, siis ta kasutab ju seda, mis ta laadis liikumisel. Andke mulle veel pitsa, seda viina, siis on veel hullem. Ma arvan, et ma parem väldin seda, et ma joon alkoholiga vähe, sest ma tean, et see võimendab minu energiataset. Jaa, see on ka. Aga selle peale me saamegi korraks võib-olla püsti tõusta hoopis ja tehagi teil ka need, laseme ka sakrad valla, nagu öeldakse, power ülesse, teeme keha puudutusi ja patsutusi, kohustus ei ole ka seda teha, aga võib. Jaa, aga just see sama, mis sa neid patsutusi nüüd tegema hakkavad, need on ju kõik meie lümfisüsteemile, mis lükkavad selle vana seisva sodi eest ära, nii et kui mõttemured on peas, siis tulebki seda teha, mis Maarja nüüd näitab. Viskame mütsi maha. Ma tulen sinu taha ka tegema. Tule, kus sa tunned ja tahad. Ja vabalt võite kõik püsti tõusta, julgelt, kes aga vähegi jaksavad, tahavad liigutada. Et siis alustame siit. Pead koputame niimoodi rahulikult, tasakesi. Et see on teie keha, et te võite täitsa niimoodi hästi vaikselt teha. Ärge endale liiga tehke, siis lähme siit nina peale. Et nina ja nohu, see on solvumine, teeme selle lahti need kanalid, et me ei solvuks on ja enese peale. Lõug, et me saaksime alati ennast väljendada. Kõiga, siis paneme siia ka. Siia. Mõnusasti mul mikker siin või pääle juurde panna. Kõht, et me seediksime kõiksugu vägevad olukorrad ära. Ükskõik mis on, kõik on lahendatav. Siis natuke kummardame, siis me teeme siia. Jalgadele siia taha niimoodi, et sellist surinad ja tõstame käe ülesse, kaanla alla. Kerge patsutus ja siit kõik see lümfid nagu käima, veri käima, power ülesse ja siia ka. Ja kui seda teha, kas iga päev või üle päeva või nädalas korra, no ma arvan, et praegu juba tunnete mingit vägevat surinat. Seljale pead ka tegema. Ma teen iga hommiku, aga ma teen niimoodi. Sellele teeme, nii. Maarja, vaata, ma teen kätele nii. Mu perearst ütles, et see on parem. Aha, no võt, täna võtame midagi uut juurde. Käed pead niimoodi läbi. Mu perearst õpetas. Võt sees. Ja selga pead ka vatsutama. See koht. Ja võtad mingi nuia või harja. Ja kõik pead läbi vatsutama. Okei. Lähmikule rusikaga. Vaat, seda pead ka tegema. Ja ka kuidas te tunnete pärast seda? Väga hea.
Niisugune nagu jahevool. Väga hea on alati väikene vahepala siia. Jaa, aga seda on meie vanaema teinud, Vaike. Asta on kogu aeg looduses käinud ja ma tean, et ema nüüd teeb kogu aeg, sest et keha peab olema liikumises. Sain raamatusse ikkagi ühe vägeva tsitaadi ka, mis tundub täpselt seesama, et kui nad ütlevad, mida sa tarbid, eks ole. Aga kui minu sees tuleb mulle kuskilt selline info sisse, mul on kogu maailma aeg, mul on kogu maailma raha, mul on kogu maailma teadmine, millist elu ma täna elan. No seda mitmemillist. Ja siis inimesed, kui ma seda hakkasin tänaval nagu rääkima ja sain selle sinna raamatusse ka, ma mõtlesin, tuleb järgmisse raamatusse. Kui te lasete vabaks selle mõtlemise, mis kipub minema ülemõtlemisse, mis kipub meil looma seda, et ei ole võimalik, teised saavad, mina ei saa, siis see lihtsalt avab sulle kõik kanalid. Vähemalt minul 1,5 aastat ma olen öelnud, et välja seda lauset, et kui ma kogu maailma aeg, millist elu ma siis elan? Ja siis ma mõtlesin, hakkan seda läbi mängima, nagu väike laps on ja kuigi manus on nagu juba 2 lapse ema ka on ja. Aga kui sa mängid läbi seda elu, mida sina täna tahad ja kui see sulle meeldima hakkab, sina isena hakkad endale meeldima, siis see on nagu maailma parim viis siin ilmas üldse neid asju korda saata. Teha rõõmu, teha komplimente, tänaval aidata mõnda inimest, teate, kui palju see tõstab seda energiat sinu enda sees ja vastaspoolel ka. Jah, ja et jõuda nagu niinimetatud sellesse staadiumisse, et sa julged hakata oma asju üldse mõtlema, omamoodi asju ja omamoodi neid asju siis ka nagu endale nagu mängima ja lavastama, et ma tahtsingi öelda, et see sama raamat on nagu ju Maarja sinu enda areng sellest, mida sa kogu oma lapsepõlve kooliaja kuulsid, milline sa pead olema, mida tegema, et sellest nüüd vabaneda ja väljuda ja julgedagi üldse mõelda, milline mina tahan olla ja mil viisil, aga see võtabki kõigil aega, sest sul siin on põhimõtteliselt ju 7 aasta materjal sul. Ja. Ja selle peale ongi see, et julge eristuda ja siis esikaane pildist rääkides. Esikaane pilt on täpselt nii, nagu mina tahtsin. Esiteks pidi ilma ootama. Teiseks see kleit voolas mulle lihtsalt sisse. Ma kasutan seda, sest kui ma nägin midagi, selle kleiti maksumus oli 9 euri ja kui ma kassasse jõudsin, ütles, et see on 3 eurot. Et nagu päris tõsilugu on. Ja siis, et siin peab mereteema olema, ehted mereteemalised, see jakk mereteemaline, teil on seal taustal ka pildil, ja müts ja siis silmad jäävad ju kogu aeg siia mütsi taha, see päikesevari, siis natukene tõmbasime neid silmi nagu natuke eledamaks, aga see pildi mõte oli kuskil 1,5 kuud. Fotograaf ja mina pidime leidma veel koostöö ajaliselt ka, et meil on tegelikult kogu maailma aeg, aga ma arvan, et see oli parim ajastus selle pildi tegemiseks. Ja teine pilt on siis Lillelast, mind, paljajalu laps, kui lähemalt vaadata on paljas ja jalgsi ja ilusti kenasti peale jään. Seljas on riided kõik välismaalt. Kuna ma olen palju reisinud, siis nagu mõtlesin, et natukene kajastada ka endale ka meenutuseks, et pärg mul peas on Los Angeles, ema tegi selle veel, siis on Mehhiko ja siis on Abu Dhabi. Ja miks ma need nagu välja toon, et ole ise enda elus stilist ja loo ükskõik, millist pilti tänapäeva telefonid võimaldavad meil pildistada absoluutselt iga nurga pealt. Ja siis ongi nagu selline, et julgeda olla siis niinimetatud lillelaps maainimene, maatigi ja siis minna ja särada, heita see purgimütski peast ära, lükata juuksed patsi või teha lokki ja olla näitleja. Kuidas see oli see... Õpin, harin, koolitan, näitlen, millal tahan ma, õnnes säran, küll on hea. Nagu selle luuletus läks. Ja ma nüüd uuesti leidsin selle naeratuse miljonäri mõtte sinul. Kui palju sa oled pidanud inimestele nagu seda naeratust tegema, et sa võid ju mulle öelda, aga mina ajan oma asja edasi vaata. Et sul on juba see ennem olnud see nagu algkapital kogu aeg alla, juba purgimütsidega väga palju ju ehitatud. Kui palju ma olen siin saanud kriitikat? Nende see taarast tehtud, seda mis sakutrukid, olekukid, mütsi, imelik oled peast. Mitu oled teinud kokku?
Üle 3000 kohe kõvasti. Sest et juba ju 18 aastat nüüd jah, 17. Ma ootasin tütart ja tütar on 18, kui ma hakkasin nendega tegelema. Mitu korda pannud ju riiulile, et enam ei tee ja ise tulevad ikka tagasi jälle keegi kuskilt. Purgid annab, ise jõud tühjaks või? Voolavad sisse väga hästi, nii ütlengi. Vabandage, mida see Maarja Holter seal teeb? See kolab oma rokipurka seal. Teised joovad, mina kui need purke juba tükeldan. Seltskonna ees, aga tegelikult mine sinna, kus ju on. Et ega siis õlle joomine on mõnus nauding meie kõigi seas toimib. Näiteks lugu Pranglilt. Läksin mina Prangli saarele, just äsja jõudnud. Prangli saare lood lähevad järgmisse raamatusse. Aga sa astud praami, lähed sinna. Ma ütlesin, ma tulen ainult sel juhul, kui ma mõne mütsigi seal müüa saan. Saad, tule. Öömaja saad, süüa saab, lähme. No okei, lähme. Ja siis ma sain aru, et ma sattusin kuskil turismitallu, hüppasin appi kokkama, see oli kohvikute päeva, hakkasin automaatselt, ma ei saa niisama ju, ma ei tundsin niisama pidu panema, ma tahan tööd teha ka siis juba. Tükeldasin juba klientide purke. Järgmisel päeval olid seal nende turismitalu klientide purgid tükeldatud. Ma tegin nendest juba mütse, siis nagu kliendid ostsid. Need olid tegelikult selle turismitalu kliendid, kes ostsid omakorda minu käest mütse. Siis on need kastiautod, mis sõidavad nii mõnusasti ringi. Igast sellest turismi kastiautos oli minu purgi müts peas kellelgi. Ja ma tulin ära niimoodi, et mul päriselt oli süda õnne täis. Ma läksin puhkama, see oli minu puhkus siis. Ma tegin tegelikult tööd 3 päeva järjest, mind majutati, toidati, söödeti, viidi randa, toodi rannast, sealt kõik boonused hüved ja pluss mütsid müük ei olnud üldse plaaniski. Ja see on voolus elamine ja see toob mulle nii palju õnne ja rõõmu, armastust ja need inimesed olid nii soojad. Need oled ise soe, siis kõik on sinu vastu ka soojad. Ja ma praegu mäletan just ühte Saku meest, kellel oli 6 purki kuskil hästi kõrgeval üleval ääre peal, siis ta andis need 6 purki teha, vaata, et tee mulle 6 tükki. Ma saan kogu aeg peas kanda oma neid. Kunagi olid kõik kogusid purke või sellised erinevaid asju. Jaa, niimoodi tornina. Ja nad julgevad oma sellest kollektsioonist ka anda vaata sulle, et sa teeksid. Jaa, et see mütsi teema on siiamaani aktuaalne. Küll vähemal viisil, aga mul on nii palju ägedaid hobisid, näitlemine, siis purgimütsid, esinemised, nüüd see looming, kirjutamine. Ma tahan veel tegelikult maalima ka hakata ja selles mõttes, et kuniks eluna tuleb ikka kõik ägedat teha. Vahepeal sa olid talunik, räägi sellest ka. Jaa, 4 aastat olin taluperenaine turisminduses tänase päevani, sellest 1,5 aastat nüüd, kus ma ei ole. Ja tänase päevani sakslased saadavad mulle Happy New Year, Merry Christmas, ka kellele ma müüsin mütsi, kellele ma müüsin, et ma võtsin seal kliente vastu. Oli turismitalu, kus oli 9-kohaline majutus, karavani kliendid, telkijad ja mina olin perenaine, mina võtsin nad kõik vastu. Ja see tagasiside on siiamaani töötab, mis on nagu ülilahe. Häädemeeste vald mäletab ka siiamaani. Häädemeeste vallavanem kirjutas mulle täpselt aasta tagasi, ma ei tea, kas ta polnud tähele pannud 1,5 aasta jooksul, et mind enam ei ole, aga Marja, kas sa tuleksid siin Häädemeeste hääle vaata nagu filmima? Ma pakkusin 4 aastat valda, et ma tahan tulla filmima, et mul on see oskus ka, see on ka minu hobi, et käia filmida üles erinevaid klippe, teha koosolekutest neid mingisugused tsitaate välja lõigatud, monteerida, et ma kõike seda oskan. Ma ei läinud. Ma olin juba tagasi Tallinn. Selle Bolti ja Voltiga enam ei tegele. Tegelen. See on nagu purgimütsid, mis lihtsalt ei saa käest ära panna, kogu aeg tuleb kätte tagasi. Volt toidukullerina 2016 aasta oktoober võis olla. Ma tahtsin saada tallinlaseks, aidata üks arenev ettevõtte käima ja saada selleks üheks osaks. Tulin mina linna Tallinna ja siis kõik hakkas juhtuma. Üle punaste vaipade arvasin ma, kõik selgub õige pea. Kõnnin rõõmsalt rahva seas. Nad ei teagi mu nimegi, pole imegi, vaadake ma, milline ma välja näen. Oi, üks sai lõuga, toore jõuga, tuttasin appi hüva nõuga, eemal kiirabi toimetab seal ühe naisega. Vabandage, üks klient korraga. Minu käest küsitakse, kas sa oled Kaine? Ja, vastasin ma. Kas sa saad meid aidata? Ja, sõitsime siis emasse. Mul see ukse taga ikka mina muku eegeldan. Maarja, sa oled olnud nii hea. Kuidas me saame sulle tasuda? Ah jaa, mul pole öömaja.
aga palun hotell hommikusöögiga. Teen asju, mis mind sütitab, hüppan pea ees vette, paneb mind seest põlema, kõik juhtub ja ilmub mu silme ette. Olen kiire maa, võtan vastu head, mul on tuju mega, eriti koos teiega. Siis saigi minust tallinnane ja see Wolt Kulleri elu tuli niimoodi, et mis te teete siin tänaval? No, I'm selskand, mingi... te räägite eesti keeles ka, ma hakkasin mingi inglise keeles rääkima, ma Tallinnas on ja, aga ta rääkis inglise keeles, ei, ma sain eesti. Aga miks sa Wolti ei sõida, ütleb seal mingi kohvikupidaja? Ma ütlesin, mis see veel on? Noh, helistasin homme. Helistasin, ankeet, mida täitma pidi, oli inglise keeles. Mida mulle Türilt läksid Tallinnasse muideks, ma olin siin, elasin lastega, ja. Mida ütlesid mulle Türil elavad ägedad armsad inimesed? Sa ei saa tallinnaseks, sul pole vene keelt. Sa ei saa tallinnaseks, sul pole elukohta. Sa ei saa tallinnaseks, sellepärast, et sul pole ka inglise keelt. Sest seal linnas on seda kõike vaja. Minu Wolti ankeet oli inglise keeles. Silja? Ei, ma saan hakkama. Tõlkisin seda translate'ist, taitsin tabelis. Järgmisel päeval oli minu Wolt Toidu Kuller. Lähen koolitama inglise keeles. Ma ütlesin, kuidas see tänapäev üldse olla saab niimoodi, et ma ei saa ühtegi sõna aru. Ma sain aru, et see on Wolti üks kott, mis tuleb kaasa võtta. Ma sain aru, et ma pean autosse minema ja leidma kuskilt Tallinnast. Ma ei oska navigeeridagi, aga sealt restorani ülesse. Ja pärast kliendi ka. Istusin autosse, libiste, seal oli siuke äpp ka, mida esimest korda elus vaatasin äppi alla. Libiste või kontori ukse ees. Läksin kontorisse tagasi, mis ma valesti tegin. Esimene libistus on, et ma võtan selle tellimuse vastu. Teine libistus, et ma sain selle tellimusest sellest, vahepeal pidi sõitma. Siis tuli see ette, et kus see klient on, vaata. Siis pidi libistama, et ma saaksin selle kliendile minema hakata see aadress. Ja siis see Google Mapsiga sõitsin. See oli nagu minu jaoks täiesti teadmatu maa. Siis mul meenub Silja kunagi näitas, et Tallinnas on need tänavad. Siis meenus, et Andera ütles, et siit tuleb sinna sõita, siit sinna. Siis keegi õpetas, et sealt saab sinna sõita, sealt sinna. Ja lõpuks, kui ma olin Raekoja platsis väljas, siis olid vilkurid taga. Nüüd tegin. Et äkki te tagurdaksite tagasi. Hoiatus. Siis ma sain aru, et ma pean hakkama õppima linna tundma. Ja siis ma sain väga kiiresti väga tuntuks kulleriks, kes läheb Wolti esindama Maarja, kes läheb telekasse, raadiosse Maarja, mõni uus kontori inimene, kes ei teadnud minu olemasolust seal tänaval, kus ma nagu toitu võtsin ja viisin. Meil on siin üks kampaania tulemas, et televiisor helistas, et kas me lähme sinna ka, et aga huvitav, kes meie kontorist läheks või kas te teate kedagi. Ja kõik ühest suust olid ainult Maarja. See oli juba teada, siis restoranid hakkasid tagasisidet kirjutama, ma saadeti eraldi, ma nutsin autos õnnest, helistasin Siljale, helistasin emale. Siis ma veel sotsiaalmeediat ei julgenud teha nii palju, nii suurelt, siis ma vaikselt helistasin niimoodi, et saate aru, ma saan telekasse, saate aru, ma sain sealt süüa, ma saate aru, mul tuli see sealt. Mul visati 5 euri tippi, on ja nii lahe, mõtle, kui õnnelikuks see mind tegi, on ja. Ja need lood, Wolti lood on saanud ka siia raamatusse, et siis kui sa loed seda raamatut, ütleme siis nagu natukene ka mina vormis, et just kui sul on ka see meelepärane töö olnud, mis sulle väga on armastanud, näiteks eegeldamine, kudumine või mingi müüjatöö on ja kujuta ette, et seda minu luuletust lugedes oled sina oma sellest ägedas missioonis ja tõmba enda ägedus endale nagu juurde ja see toetab sind, kui sul on need kurvad hetked. Ja siit saab minna teema juurde selgendamine, sest see, mida sa praegult tegid, see ongi see sama asi. Ja selgendamine selles mõttes selgendaja, kui guugeldada, on ka väga ainulaadne asi Google'is, sest see on ainult mingi pipetiga mingi vedelik, mida pannakse vee sisse, et see vee selgeks teeks. Ja siis tuligi see, et ei ole mingeid moodsaid, ma isegi ei tea, mis igasugu teraapia sõnu, eks ole, tarvis, vaid selgendamine ongi see iga inimesega, see, mida sina nagu räägid, sa aitad läbi mängida, mida ta tahab teha ja siis kas või läbi filmida see asi, see sama monteerimise teema ja sa oskad viia teda sinna õigesse nagu päriselt tahetud soovi nagu staadiumisse on ju, või selles mõttes koos juba rääkides see ise tekib.
ja kogu selle asja nagu nimi ja protsess ju ongi selgendamine, et see tuli just, mida sa kutsusid mind tegema, kui sa mulle esimest korda sellest rääkisid? Pirita jõe äärde. Sirja, tule, ma õppisin midagi uut. Ma olen sekka, kes kuuleb midagi kohe praktikasse, eks ole. Õppisin midagi uut, et tule, ma näitan sulle. Allavoolu lase minna, ülesvoolu võtta peale, tervendaja minus saab, laulame, tantsime, tõmbame puusad käima, Sirja kuulab mind. Tervendaja, see on liiga tuntud sõna. Sa oled selgendaja, sa lõid mulle selguse majja. Aitäh, Maarja. Mõtlesin, mis ma tegin sulle? Ma ei tea, aga sa läksid oma teed kohe. Ta läks midagi tegema. Ta sai mingi siukse tõuke kätte, ja ütles mulle sõna selgendaja. Mina kirjutasin paberi peale. Ja minek. Ma ütlesingi sulle seda, et tervendaja. Mul mingit tervendamist ei ole siin mul vaja. Vaata. Ma ütlesin seda, selgust on vaja saada, mis asja oma asjadega edasi minna. Ja see oligi, teed läksid kohe lahku peale seda. Ja siis ma guugeldasin, vaata, ma olen ju see, kes kohe on vaja kontrollima minna Google'isse ju. Mida see selgendaja siis tähendab, see sõna. Ja selgendaja on ainult üks artikkel, mida poes müüakse. Paned seda kuhugi vette ja vesi on puhas, ma isegi tea rohkem, mis asi ta on. Ja kui guugeldada, siis järgmisena tulen sealt juba mina välja. Ja, ma ütlesin kasuta seda sõna, kuna interneti maailmas on seda tarvis. Et oleks ainulaadsed sõnad. Tõstan inimeste energia ülesse, siis nad hakkavad ennast avama iseendale. Mina olen lihtsalt kuulaja roll. Kui minul täituvad sinul ka, kui sul on sul peab olema ainult see pisike soov iseenda elus midagi muuta või soovida. Võib-olla mõni pole ammu oma sõbrannat näinud või ema või lapselast on ja et soovib teda näha. Ja siis me lihtsalt kujutame ette, et ta tuleb ja sõnadega kirjeldame seda. Ja kui sa suudad ette kujutada seda asja nii ehedalt, siis see lihtsalt tuleb. Ja vahel elu annab meil mängumaad. Siis see unistus, ma ütle see, et ainult sina saad enda unistust läbi mängida, ka mina saan, me kõik saame. Ja siis ma mõtlen oma ette mõnikord, et kuidas ma olen selgendaja, kõik nagu tuleb, aga päris mõni asi ei ole päris käes. Ma olen seda lihtsalt läbi mänginud ja näidanud teile läbi sotsiaalmeedia ja see kõige ägedam, see lõpptuum tuleb alles. Mängi läbi elu, mida sa tahad ja siis sa elad juba täna oma unistust ja käid oma unistust ära. See ongi selgendaja. Jah, aga miks seda nagu maailmas nagu vaja on, ongi sellepärast, nagu sa ütlesid, et sa lähed Tallinnasse, tahad minna ja sul on nagu mingisugused kolisevad, tühjad kilukarbid selja taga, kes ütlevad sulle neid laused, et sa ei oska seda, toda, 5., 6., 20 asja. Ja siis tegelikult ongi vaja seda sama nagu seisundit, et sa saaks selgelt mõelda, et ma tahan sinna minna. Need laused motiveerivad mind edasi liikuma. Mul on siin oma elu muinasjutus laul ka kenasti raamatusse saanud. Maarja, ma lasin, ühesõnaga see on ka videos, saab QR-koodiga minna. Ja ma lasin seal videos Maarja Lanna, Jumalanna, kuninganna, sa oled ilus. Ma lasin ise endale öelda sõnu. Endal oli siis plasmas kroon peas ja plasmas võlukepikene kuningannalikult seal kuskil Moostemõisa trepi peal ja alt ütlevad inimesed, seda kõike filmiti mitmes kaadris, ütle uuesti, filmiti muinaslugu sellest, aga need on minu kirjutatud read. Ma palusin endale neid, et rahvas õikaks. Tegelikult nad õikavad neid endale ka. Sa oled ilus, siis ta ütleb seda endale, sa oled kaunis. Ja siis ma ütlen seal trepi peal veel ühe lause. Ja teil kõigil hakkab varsti hea. Kui palju keegi tahab üldse, et oleks hea, mõni tahabki ja see on tema valik. Ma ei ole maailma parandaja, aga enda ümbritsevate inimeste rõõmu ja sära jagaja küll olen ja. Et anda pisikene tõuge sulle järgmiseks sammuks, sulle ja sulle. Mis on, mõelge natuke enda peale. Mis on järgmine samm, mida sa enda elus muudad, et veel paremaks ise endaks saada? Et saaks klemm 500 peale. Ja nii on palju lihtsam neid valukohti ka ületada. Meil kõigil on seda. Mul on siin kohe selle peale see olemusi, need on nagu olemusi, tulemusi, elamusi ja kogemusi. Et see on täiesti nagu kokku kirjutatud või lahku kirjutatud on ja me oleme täna ikkagi ju raamatukogus, Türi raamatukogus. Siin nii palju sõnu on peas praegu. Nii palju sõnu on just praegult peas, jah. Et need on need samad sõnad, jah. Koge,
musi, et ütled oma kaaslasele kogemusi. Noh, et need on hästi tulemusi. Ja vaata, kuidas kohe kannab, on ju. Mina tegin niimoodi, et panin täis tänuväes. Panin kõik kokku kirjutatud. Vaata, kui tihti kasutatakse hashtagi täis tänuväes, on ju. Näiteks hashtag mingi sõna, on ju. Siis ma panin täis tänuväes. Ja siis ma kirjutangi seda pidevalt täis tänuväes. Ja kus see kõik alguse saab tänulikkuste kirjutamistega. Ma olen tänulik täna selle eest, et mul on auto, et siia teie juurde sõita. Ma olen täna tänulik selle eest, et see vaip. Üks sõber ütles, et palun, see kuulub sulle. Kasuta seda. Ma olen täna tänulik selle eest, et te kõik olete siia tulnud nii lahe. Ma olen täna tänulik selle eest, et mul on juba üks raamat müüdud. Ma olen täna tänulik selle eest, et mul on nii fantastiline õde, kellele ma võin alati helistada nagu Kivikuningas Rokas Jänesed seda tegid. Ma olen nagu mega tänulik selle eest, et teie inspireerivad lood, inspireerivad mind ka elama. Jah, et meil on siit see, et nii kihvt see elu saabki olema, et kõikvõimsa küllusega iseenesest iseendale helgelt hoolivusega veel võimsa tugevusega tulemas. On ju veel see, eks ole. Ja siin raamatu lugemisel, näiteks kui ma lugesin seda raamatut, siis 5-6 korda mul tekkis raamatu lugemisel tunne, et issand, see on nagu sissejuhatus. Et kui palju uuelaadne elu, et sa, kui vaata tööle minekud ka, et sa sõidaksid kogu aeg erinevaid tänavaid, sa räägiksid inimestega eri moodi ja kõik see tegelikult on ju aju nende kurdude ja asjade ka uuendamiseks ja uute sidemete tegemiseks. Et see uuelaadne, täiesti uut moodi ja nagu see sama toit on, et ükskõik mis toiduainet sul on, sa teed omale söögi kokku, see on hea. No täna hommiku mustika, rabarberi, kisell, ise tehtud arroonia mahlaga, natuke vett, natukene kookospalmi suhkrut, hästi vähe valget suhkrut, lihtsalt, et oleks rohkem seda magusust. See oli lihtsalt oivaliselt nii maitsev, ma tunnen, kuidas ma neelud lähevad siit alla. See on nii hea. No see on peamine, et toit on see, et mida sa omale sisse ajad, seda su keha siis pärast terve päevaga välja peegeldab, on ju. Nii, AI laulude seoses tahtsingi öelda, et sul on need inimesed on ise tahtnud sulle teha, kui palju sulle tahavad inimesed, ise tahavad sulle asju teha, nagu ise tahavad sulle kogu aeg teha. Ma olen voltkullerina mõelnud seal autos hästi palju mõtteid, et mul võiks olla kogu aeg assistent kõrval, sest nii palju ideid, nagu, et võiks assisteerida ja üles trükkida neid, mis minuga toimub, see on... Ma päriselt naudin elu, ma päriselt kaifin iseenda elu ja teid, kõiki inimesi. Ja täna on tõesti need vabatahtlikud. Maarja, mis luulet, mis raamatut sa tegema hakkad? Saada luuletus. Üks küsis, teine küsis, kolmas küsis. Poisid proovisid seda tasulise AI-ga siis neid laule teha ja siis need saidki QR-koodidega lõpuks raamatusse. Minu enda trükitud read käsi südamel saan vaid öelda, need on päriselt ilma AI-ta tehtud, seda kuuleb kõiksus, on ja. Aga need laulud on AI-ga tehtud, see on ilusti kajastatud ka, ma panen tavaliselt sinna juurde. Ja siit edasi see pidev enese müük, mida ka on üldse inimesed teevad nagu nii maha, kui keegi pidevalt nagu ennast müüb. Aga kogu maailma mõte on see, et iga inimene leiaks oma oskused ja saaks selle eest ju nii palju väärilist tasu, et ta saab vääriliselt elada. See tähendab seda, et nagu iga inimene, kui me siit saalist ära lähme, siis me teame, millega me tegeleme. Et pärast siis, kui meil siin veel natukene siin lobiseme sinuga, siis me jagame pärast nännimata ka teatud asjade eest. Et me julgeksime kogu aeg öelda, mis on meie need teenused, millega meie poole pöörduda on ju. Ma on aastad ja purgimütsidest oli juttu on ja rääkinud ja kui soovitusturundustest olen rääkinud, siis on nagu peljatud mind on ja, aga enamus hakkas ju pelgama ka purgimütsidega. Ja siis kui ma läksin Wolti on ja, kahju, et sa Viljandis ei ole, kahju, et sa Tapal ei ole, kahju, et sa seal ei ole, et üle Eesti hakkas seda nagu kujunema on ja, aga ma olen alati rääkinud, mida ma teen, sellepärast, et see ongi minu elu, see ongi see, mille sees ma olen.
nagu Prangli lugu just teieni jõudis, et ma läksin puhkama. Aga see oligi minu elu puhkus, tükeldada mingi purgivitsi, tassida inimestele toitu ja hiljem tõmbasin veel seal voodipesud ka veel ära, sest perenaine seal koha peal ütles, et ei ole vaja. Mõtlesin, et teate, ma nii tahaks teha, niuke power oli üleval. Praam läks teatud kell, mul oli aega küll veel. Et see ongi see, et kui sa teed midagi, siis ikka räägi, mida sa teed. Et kui mõni teeb head kunsti, siis ava suu. Ja kui mõni teeb raamatu, et ma ei jäänud selle raamatuga siis nagu üksinda, et noh, jah, lasin siin välja raamatu ja ma võin siin ju kiiktoolis ka kiikuma jääda selle raamatuga, tore on. Ja siis on lause, et raamatuga katsin kogu Eestimaa. See teekond, et ma annan välja raamatu 2025. Palju raha see on? Ikka on. Ikka on. Ei, räägi ütle. See sama, et palju palka saad küsimus. Ei, aga ma räägin, sa on, jah, sa võid jätkata, aga lihtsalt. Aga selles mõttes raamat ei sünni iseenesest. Raamat, see on sammudega. Mul on 0 teadmist oli, kuidas raamat välja anda. Aga ma teadsin, kes teavad. Mul on ju kogu maailma teadmine, mul on kogu maailma aeg, mul on kogu maailma inimesed. Kuule, Tarvo Tobi, et kuule, kuidas sa teed seda kohta? Siis sa helistad sinna Apollosse, rahvaraamatusse, siis nad saatsid mingisugused tabelid. Siis mul juhtus elus siuke situatsioon, kus ma ei tahtnud üldse keskenduda, ma ei suutnud, ma ei tahtnud üldse inimesi ka näha. See on okei, vaata, mul on ka sellised perioode. Aga miks see just siis pidi tulema, kui mu raamat on juba punkt on paigas, kõik lõpusõnad, eessõnad on olemas ja nüüd on vaja see saada nagu lettidele ka ja mu kodulehele. Ainuke lause, mida ma mäletan, mida ma ütlesin, keskendu. Sa teed selle ära. Ja lõpp oli kõige pingelisem. Lõpp oli nii pingeline, et ma pidin selle lõpusõna ka veel siia panema. Et Naeratuse miljonär raamat juhendab inimesi. Kuidas küsida, kuidas vastu võtta, kuidas juubeldada, kuidas rõõmus tegutseda, kuidas märgata ja kätte saada, kuidas lahti lasta ja edasi liikuda, kuidas uusi kogemusi ja elamusi nautida. Elu eheda praktikuna näitan ja avan raamatus oma teekonda, kuidas tänases hetkes elada ja unistused, mida suuremalt küsides ka ellu viia. See on selgendaja Naeratuse miljonär Maarja Holter. Kus sind leiab? Naeratuse miljonär, Google'da. Ja seal on nii YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, kõik on nagu selle sama nimega. OÜ tegin ka Naeratuse miljonär OÜ ja koduleht on ka Naeratuse miljonär. See nimi tuli voltides, sinu lugusid kuulates, kui sa saad kohvi sealt ja lõhe sealt ja toidu allahindluse sealt ja kui sa said sealt ka veel toidu, uskumatu mingi McDonaldsi toit oli mulle kätte. Klient ütles, et mina ei tellin, et lihtsalt võib-olla mu mees tellinis, aga ma ei taha, palun jätka see endale. Ja mul tütre sõbranna oli ka kaasa sõitmas Wolti ja ütles, et tädi Maarja, ma pole mitte kunagi tasuta toitu saanud. Ja sealt tulebki, et kolleeg ütles mulle, et Maarja, sa oled esimene miljonär, kes Naeratuses kõike saab. Ma ütlesin selge, ma olen siis Naeratuse miljonär, kuna ma miljonär ei ole, et siis ma olen Naeratuse miljonär, aga käitub nagu päris miljonär. Kõigile head, mul on kõik olemas, ma saan alati juurde tellida, ma saan, et selles mõttes, et ma liigun, kulgen, teen tööd, aga kõik ka tuleb läbi selle rõõmsa töö. Mitu riiki sa reisinud oled? 43 riiki, erinevat riiki. See, et ma Soomes olen korduvalt käinud, see ongi üks riik. Aga 43 riiki maailmas läbi käinud, viimane oli Vietnam ja see on müstiline, kui palju veel on maailmas avastada, kui palju see laiendab silmaringi, võib-olla see julgustas ka mulle raamatu tegelikult välja anda, et alati on aega. Reisimistel kõik aeg ju on sinu kasuks, sa liigud, kulged, kruisid ja kuidas Eestis elada ka selline, nagu sa oled elureisil. Täna oleme Türil, aga mis siis on ja kui me ka siia kuskile hotelli ööseks jääme, ongi nagu reis, eks ole, tee omale reise. Ma olen käinud ju raamatu esitusi tegemas, esimene oli Pärnus Tordiga, siis oli Tallinn, siis oli Tartu ja Tartus ma võtsin juba endale ööbimise hotellis, et koos oma tütrega aega veeta, tütar on kooli ajal Tartus.
Ja siis ma võtsin ka mulle hotelli, ütlesin, et mängime läbi elu, mida tahame ja kui me sõidame teise Eesti linna, siis me võtame hotelli. Nii tore tunne oli. Ja teine, mida me ju mõlemad sinuga oleme teinud, Eesti kui välismaa. Yeah. Et kus eestlased ju nii hirmsasti, kui ei saa reisile minna ja nii ja naa. Et tegelikult ju nii palju saab märgata, kus Eesti on välismaa. Ma ise olen suvelgi näiteks Valaste joa ääres ja sealt seda matkarada tein ja siis seal see viimane lõpp siia Tallinna poole on täielik džungel, kui sa seal nagu õigel ajal õiges kohas märkad nagu olla. Et see on ka mida ju, sama selle Eesti hetkede või selle märkamine. Ma olen isegi tahtnud ju, isegi Facebooki lehti natuke tegin või kodulehte, kus eestlane saab ainult kohale mineku vaevaga kätte selle tunde, et ta on kas Hiinas või Kreekas või Mehhikos, mitte ainult toidukohad, vaid isegi nüüd on niisuguseid kohti nagu tehtud. Vaata, kui me ükskord sul läks autopessu ja me saime mingi valge mersu, parkisime oma mersu ära, valge mersu ja... Siin on veel saalis üks hing, kes on ka saanud valge mersuga sõita või? Ja siis panid selle taha kaamera peale ja seal oli kaktus, on ju. Maare tee pilti, me oleme praegu nagu kuskil Texases. See tahavaata kaamera oli kollakat tärvi, ma veel mäletan, selline tekitas Texase efekti ja tegelikult me olime Tallinnas. Ja siis klassivend on mul siin saalis ja ma oleme tulnud Tallinnas ja ma ütlesin, tule, voldime koos siis on ja võtsin nagu hästi palju minuga kaasa voltinud inimesi. Voldime koos. Ja mõtlesin, kas sul valge versu soovitan ole? Mul oli enda autopesus ja siis mul anti asendusauto valge versu. Sa ei pea omama kõiki... Naeratuse miljonär. Sa ei pea omama kõiki neid jahte, vaid inimesed palun mine sõida. Muideks, ja see autopesula sebis omale punase vaiba, sest ma ütlesin, et mul on seda väikest matti punast vaiba vaja, järgmine kord oli olemas. Aga siin on veel üks lugu, et reisin ja Eestimaa, reisin mööda maailma. Autovaba elu, seikluseid on palju. Ja see pikk luuletus on siin sees, saate seda lugeda. Aga see tuli, vaata kui Taavi Libe tegi seda reisile saadet, et võtan kaasa reisile kellegi, ma kirjutasin Taavi Libele Messengeri, et ma ei saa ju tulla, mul on 41 maad oli siis või 42. Ei no tule ikka kandideerin, pulli pärast pean tulema, tule ikka, onja. Ja ma kirjutasin sellele saatele minnes enne seda luuletuse ja lugesin selle ikkagi linti, onja. Ja see reisin ja Eestimaa, reisin mööda maailma reisimisega ja kohaloluga sind ja siin kaasa võtta saan läbi kaamera silma. See niimoodi läks. Ja siis saigi kohe põmpsti luuletus. Inspiratsiooniluuletus on ka siin sees, mis Laupa kooli läksin esinema inspiratsioonipäeval. Esmaspäeva vara hommikel 8:30 äkki olin laval. Mõtlesin õpilastele, et teete nalja või. Hommikud on minu. Kuidas ma pean varem magama minema, varem tõusma, graafik täiesti pahupidi, ma ütlesin millegile jaa. Aga enne seda ma kirjutasin, ma ei läinud enne magama, ma tegin ühe luuletuse ja siis ma lugesin pärast õpilastele kõigile ette. Ja Laupa koolis, kui käisin, siis öeldi korrata. Jaa, on. Et ja teeme tegevusi, mis meeldib ja kui meeldib, siis suurendame seda. Ja aitäh, Silja. No, et need südamed kõik paisuksid. Rõõmust ja õnnest. Meil on natukene veel midagi. Sul on mingi küsimussaali oli või kuidas sa ütlesid? Sul on mingid asja oli. Mul hullult meeldib kindlusi jagada. Mul sul. Jaa, sul. Sa panid siia suss? Minul on jaa. Ei, minul on see, et mina olen põllumajandussektoris kogu aeg töötasin varem. Jah. Agronoomiast siiani tegelikult väga ei tea midagi, aga erinevaid töid sai tehtud. Ja siis, aga nüüd ma olen kinnisvaras ja laamkinnisvaras olen. Ja siis ma tahtsingi küsida, et praegult on laamkinnisvara erinevad arendusi, et ma ei tea, te võib-olla ei tea, aga siis saate pakkuda, et kes pakub, et kas tal on praegu Järvekülas või Keilas arendus. Kes pakub? Lihtsalt pakub. Nii, saab ühed sussid sinna anda. Tegelikult. Jaa, sellepärast, et mõlemad vastused on õiged. Eriti kaval. Ja teine? Ja teine küsimus on see, et kas selle arenduse nimi on kas Järvekella või Linnuse kodud? Jah, just. Ja sellepärast, et ma tahtsin just 2 paari susse siia Türi linna, et seda nüüd omavahel linnas kohtute, siis saate öelda, et meie kõnnime nüüd laamisussidega. Et laamkinnisvara jah, et teevad ise arendusi või mina ei tee ise, aga mina
aitan neil ka müüa, aga muidu mina ise olen äripindade peal ja kõiki kinnisvara erinevaid asju, mida vaja lahendada, aitan teha, olen servituuti aidanud teha ja olen jagamisi aidanud teha ja vallaga neid asju ajanud ja ametkondadega, nii et erinevaid, mis on kinnisvaraga seotud teenused. Head susside kandmist. Ja. Siin kotis ei vaata, pistad käe sisse, võtad endale midagi. Kohustus ei ole, aga igal ühele midagi natukene. Ja jaga seda edasi. Pista käe sisse, võta endale midagi. Kohustus ei ole. Siis vaikselt hakkame lõpetama ja ma olen väga tänulik, et te tulite kõik saali. Lindistatud kujul näeb seda Naeratuse miljonäri YouTube'is pärast üleval. Saate mõtiskleda. Ja küsimusi võib-olla veel. Ja. Siin osad küsimused tulid vahepeal. Stand-up koomikuks ei ole proovida. See on väga tore küsimus, ma tõusen kohe püsti. Ja see, ma ütlen siin kaamerasse välja oma järgmise soovi selle peale. Stand-up comedy kasutab väga palju neid sõnu, mida mina ei kasuta. Ja mulle see nimi täna ei sobitu. Naeratuse miljonär nagu see ei ütle veel midagi, see selgendaja ei ütle rahvale midagi. Aga kui impro etteasted Naeratuse miljonäriga, impro etteasted, siis neid ma küll tahan teha ja lavahirmu käisin ületamas Laupa põhikoolis, sealt tuli, see tuli minu lapsepõlvest. Käisin niimoodi ületamas kogu nende õpilad, ma olen mitu korda Laupal esinemas käinud ja käisin seal oma juurte tasandil minu kehale tohutu see lavahirm, mis tuli enne. No. Ühesõnaga, seda käisin ületamas seal. Ja täna ma tahan küll stand-up comedy, siis teises võtmes impro etteasted. Kõik sünnib koha peal. Jaa, sest et sa Woldi ajal ju ka juba taheti sinuga teha söögikohtades Maarja tule oma lugusid rääkima juba lihtsalt Woldist ja rahvas tuli kohale ja sa rääkisid oma neid pulle lugusid, et Woldist sa võid täiesti eraldi raamatu teha ju nendest seiklustest. Ja no mütsilood on ju ja Woldi lood. Kas kõik said seda kotti või? No pärast tulen siin, jah. Ja, mõtlesin. Jaa, aga palun, et see on, raamat ongi nagu kuidagi võti sellele järgmisele lava etapile. Ma olen teinud ajaruumi selleks, et ma saan järgmised kohad esinema minna. Siis märtsis 13 olen ma juba, on järgmine esinemine, on mind tellitud ekstra Võru keskraamatukokku, kus tulevad raamatukogu, selle Võru maakond raamatukogu juhatajad kokku, pluss ka muu rahvas. Nii et ma ei tea. Silja sünnipäev. Jaa. Reede. 200 inimest on kõige rohkem, kes on olnud, keda ma olen saanud õhtujuhtimisega juhtida. Aga teleka vaatamisi on muidugi hea, aga järgmine samm on see impro etteasted, et see kõik sünnib koha peal. Tapal käisin, nutt lihtsalt kurku, telliti Tapale ja ma läksin sinna lavale, hakkasin laulma elukese laulu ja ma kuulen pärast videos, nad laulsid kaasa. Mul on nagu regi selline ise välja mõeldud laul ja nad laulavad kaasa ja võta see viskab mulle siia südamesse kohe hea tunde. Pluss see sama tunne läheb siia kõhtu välja, see hakkab kõhus niimoodi keerama, siis teen täiega õiget asja. Ma isegi nutan ja nagu see läheb nii südamesse, kuidas Eesti rahvale natukene seda särtsu juurde visata. Ega ma ei karda ka välismaale minna, küll nad ära tõlgivad. Aga Soomes sa tegid mingit ju seda õhtujuhtimist mingi jõulupeole, kas sa oled venelased olid rohkem need seal või? Ja Soome, vene, eesti, inglise keele segu sa pidid seal tegema ja kõik olid kaasas? Ja minu meelest need venelased, meil on olnud 2-keelne õhtujuhtimine ka, ja siis, oota, äkki sa tõlgid? Kuule, isa, kui tore, äkki sa tõlgid, ma ei saanud aru praegu. Ja siis, kui tantsuks läks, ega ma olen siuke õhtujuht, kes nendega koos tantsib, ja siis need venelased, seal on ainult naeratust vaja. Naeratus on kõikjal kaasas, naeratus on tasuta, naeratus on igas keeles arusaadav, kui sa naeratad. Ja kui raske aeg oli ka silmade järgi aru saada, et sa naeratad ja minu meelest see Naeratuse miljonäri nimi, igaüks on meist Naeratuse miljonär absoluutselt, see nimi ei ole patenteeritud ja see nimi, ma ei panegi siia patenti peale, sest teie, armas hing, samamoodi ma praegu vaatan teile siiralt silma sisse ja te naeratate, juba see on minu jaoks nii suur väärtus ja see on päriselt, see on sinu käes, see on sinu võti, see on meie kõigi võti.
ja siin tuleb veel vägevaid asju, ma ütlen, telekaamerad raudselt jõuavad veel rohkem mu juurde. No tuleb, mul on üllatusi endale ja teile ka. Ja nüüd saab raamatut osta. Ma panen video kinni ja aitäh teile igatahes. jaa.